Mina olen Kristiina Šmigun-Vähi, kahekordne olümpiavõitja murdmaasuusatamises. Tegelikult minu esimesi rahvusvahelisi võistlusi toimusid kõik ühel aastal, 1993. Olin just saanud 16-aastaseks. Oli nii, et oli juunioride maailmameistrivõistlused, noorte olümpiapäevad. Need toimusid Itaalias Asiagos ja siis oli veel täiskasvanute maailmameistrivõistlused, mis toimusid Falunis Rootsis. Nii et ma sain kogeda siukest hästi lastemeelset ja rõõmsameelset ja muretut võistlust. Ja siis ühtäkki samal aastal, paar kuud hiljem, olla täiskasvanute maailmameistrivõistlustel, kus niisugune tunne on, et sa oled sattunud kivikujude ümber, kes on hästi kontsentreeritud ja hästi pühendunud võistluseks. Ja mul oligi niisugune, kahte poolt nägid niisugust rõõmu ja siis sellist, mitte see ei olnud kurjus, ei saa öelda, aga niisugune meeletu valmistumine siis võistluseks. Ja pean tunnistama, et 10 aastat hiljem olin ise täpselt samasugune kivinägu, kes oli ainult ühe eesmärgi peale valmis väljas, et võita. Mu esimestel võistlustel, noorte olümpiapäevadel ma läksin võitma. Ma ebaõnnestusin, ma tulin tagasi pronksmedali ja hõbemedaliga. Tagantjärgi muidugi hästi tore saavutus, aga sellel hetkel oli niisugune maruvihane ja rahul sellega. Ja võrrelda sama aastat, siis 93, kus ma käisin ka täiskasvanute maailmameistrivõistlustel, seal oli siis, ma olin 28. koht, oli parim koht. Suurvõistlused motiveerisid tegelikult väga tugevalt ühte noort sportlast. Ma mäletan seda, et eriti just, kui võtta see täiskasvanute maailmameistrivõistlused, mäletan, et ma olin ülivihane, et ma olin 28. Ja mäletan, ma vist viskasin oma suuski kuidagi ja mul isa tuli minu juurde enam-vähem võttis mul kratist kinni. Ja ütles, et saad sa aru, et sa oled 16, siin on sinust 10 aastat vanemad tegijad. Et sa pead aru saama, et hoia oma emotsioonid endale. Ja siis mina ütlesin, no nii, siis nüüd ma hakkan veel kõvemini trenni tegema ja siis seda ma tahtsingi kuulda, nüüd lähme edasi. Et kuidagi ta oligi see, et sa said aru, et see võistlus või see kogemus, mida sa kogesid, see tegelikult niivõrd palju motiveeris ja innustas treenima. Tallinnas rahvusvahelistel noorte võistlustel osalejatele soovin ma võib-olla eelkõige just seda, et ikkagi seda mingit rõõmsa meelsust, et seda karmi, kui te tahate kunagi väga kõvaks tippsportlaseks saada, seda karmi elu jätkub väga palju, aga ma kindlasti soovitan teil silmad lahti hoida, vaadata, kuidas konkurendid valmistuvad ja loomulikult ma hoian pöialt, et teil kõigil läheks väga hästi.